Kui sind huvitab biopiiling, siis palun vaata seda videot. Mina olen minemas biopiilingusse pühapäeval ja ma valmistun ette selleks juba täna on teisipäev. Ja ma lähengi siis To Be biopiilingusse, mis on siis 7 taime ja mineraali sünergiast sündinud hooldus. Ma ei tea sellest hooldusest nii palju, et ma ei oska teile nüüd nii põhjalikult, korrektselt võib-olla rääkida. Seega ma olen videos tugev, ma olen näitamises tugev, ma kutsun teid endaga kaasa. Aga selleks on sul vaja tõeliselt korralikke tooteid, sest see hooldus on küll looduslik, aga ta on väga tugev. Et nende biopiilingutega palun olge ettevaatlikud. Kui te lähete kellegi juurde, palun veenduge, et ta ikkagi nagu sunnib teile peale mingeid tooteid või uurib, millega te pesete, kreemitate, sest see eel- ja järelhooldus peab olema väga korrektne. Vastasel juhul see nahk võib väga paiste minna, võib tekkida põletik, suur ärritus, allergiline reaktsioon, et kindlasti teie see professionaal peab olema väga professionaalne ja hästi koolitatud. Aga mina usaldan seda maaletoojat ja oma kosmeetikut väga, nii et mina luban siis selle protseduuri enda kallale. Ja see ei ole mõnus protseduur, aga selle tulemus on väga-väga imeline. Et biopiiling tähendabki seda, et ma räägin nüüd rahvakeeli, et sulle tehakse need protseduurid, pannakse selline hästi tugev looduslik mask, kus sa tunnedki pärast nagu sellised nõelakesi natuke, nagu võib-olla selline klaasvilla tunne. Ma ei ole ise seda tundnud. Te saate seda nägema, võtan kaamera kõik kaasa. Ma filmin kõik üles, lihtsalt ma üritan teile seletada. Aga mina lähen siis homme koorimisse ja ka lümfimassaaži. Te kindlasti kõik ei pea lümfimassaaži sinna käima, aga et vältida mingeid põletikke või asju, mina olen hästi, mitte põletikke, vaid pastetuseni, sest mina olen hästi allergiline inimene. Aga enne pean ma kasutama siis samamoodi häid tooteid ja pärast on järelhooldus eriti oluline. Nii, neid tooteid ei saa kuskilt tavapoodidest. Need To Be sarja tooted on väga head ja väga korraliku maaletooja poolt toodud. Nii, ma näitan, mis mul siin on. Ma hakkan neid asju kasutama peale koorimist. Mu kosmeetik räägib mulle ära, mis järjekorras ma neid kasutama pean, aga ma midagi saan juba ise ka aru, et ma olen nii kaua juba neid hooldusi asju teinud, et minu naha peal on igasuguseid mikroniidlinguid, plasmaasi, kuldplasma, igasuguseid happeid, no kõik oleme teinud. Et minule alati meeldivad sellised tugevad hooldused, mida sa saad aru, nendel on tugevam järelmõju lihtsalt pärast. Ja siin ongi biopuree, ma arvan, seda kutsutakse nii, ehk siis Purifying Cleanser Gel for Mixed to Oily Skin. Ehk siis minul on segunahk, mina hakkan seda kasutama. Siis siin on Soothing Lotion for Sensitive Skins. Ma ei hakka neid hääldama, sest see on nagu võõras keel. Bio-oksigel, seda ma nüüd tean, see on selline hästi rahustav. Superaktiivne vananemisvastane niisutav kontsentreeritud ekstrakt, seda ma kasutan, see on hästi mõnusa lõhnaga ja see tõmbab nagu hästi tagasi igast põletikud. Siis mul on siin Skin Rebirth Regenerating Gel Face. Seda ma vist pidin kotti panema, et kui mul hakkab selline punetus või tugevalt ebameeldiv tunne. Bioregard, see on siis silma- ja lippkontuurgeel. Vähendab pingeid silmade ja huulte ümbrusel. Padjandid ja tumedad rõngad silmadel vähenevad, kortsud ja peened jooned taanduvad. Kuna see hooldus on nagu hästi-hästi tugev, see oleb pärast nii sile ja ma käisin täna ise filmimas, kuidas Victoriale, minu enda kosmeetikule tehti seda hooldust, siis tema on käinud juba 3. korda, tal on mega sile. Et mitte ärge soovige endale sünnipäevaks ilusüste või mingit pahna,
kas või laske endale raha kinkida või oma kosmeetikukinkekaart, kes seda hooldust teeb, et te reaalselt näete nii palju noorem välja. Ja alati ei olegi see, et kas sul on kortse, vaid milline on sinu naha tekstuur. Minul on näiteks praegu natuke puudrit peal. Minu nahk näeb alati välja palju ilusam ilma meigitna. Miks ma panen puudrit on see, et minu töö, kes teab, mis on minu töö, kemikaalidega selline, kõik see aura blendleb ja see läheb minu naha sisse. Näiteks kui ma föönitan tööl, siis minu poorid avanevad ja kõik see keemia läheb sinna sisse. Siis ma kasutan mineraalpuudrit pigem oma naha kaitseks. Mul ei ole seda vaja, minul just nahk näeb palju ilusam, rõõmsam, säravam välja ja ma kasutan tavaliselt CNC vananemisvastast SPF-i, mis on hästi hea. See näeb ikkagi pruun välja, aga see ei põle kunagi ära. Okei, kuskil väga kange päikse käes põled, aga hästi päikse käes, kui sa paned ilusti seda SPF-i, siis see ei põle ära. Ja mulle meeldib sinna peale kasutada seda. No need on tõsiselt head. See annab sulle sellise glow, nagu sul olekski juba mingi meik peal. Tegelikult sul ei ole meiki ja see on ka vananemisvastane. Kui ma ei eksi, ma kohe vaatan. Kerged pigmendid pakuvad loomuliku sära, muudavad naha säravaks igal aastaajal ja see tekitabki vau-efekti, et segad 1-2 tilka jumestuskreemile või päevakreemile 1 tilk. Aga mina olengi pannud nagu natukene laiali. Need annab nii ilusa jume, et see on nagu uskumatu. See näeb nii värske ja särav välja, aga selles SPF-is juba on sees selline luminous efekt või paned talle juba peale, et sa ei pea seda isegi lisama, aga mulle meeldib, et kui mu keha on pruunim, kas ma kasutan mingi tänni või midagi, siis ongi see, et mu nägu on alati valgem. Näiteks kui ma käin nendes hooldustes, siis mu keha ongi jumekam. Et ma ei vii neid kokku, et see ei ole minu jaoks oluline, aga kui ma lähen ilma meigita, siis muidugi suvel annab kontrasti juba, mu nägu on palju heledam, siis, sest keha ma ei koori ja ma ei tea, tee sinna biopiilinguid on ju, et kindlasti oleks väga kasulik. Aga kes meist jõuab neid asju ka veel teha, et näost peab juba nii palju hoolt kandma, siis ma kasutan seda, see annab jumet näole. Samas ta ei ole mingi ise pruunistaja, et ta tuleb sul ilusti maha, ta ei jää sulle ebaloomulik, lihtsalt ära pane liiga palju. Nii. Ja siis mul jäi pooleli, siis siin on see kreem, Biohydravit vitamiinidega 24 tunni kreem. See on vitamiinirohke kreem, mis toidab päeval ja taastab öösel. Ehk siis võid kasutada nagu hommikul ja õhtul tõhus aktiivse koostisega abi nahale toimetulekuks keskkonnasaast, ilmastiku, ultraviolett, kiirguse ja hormonaalse tasakaalustamatuse korral. Pärast täiuslikku niisutamist ja vitamiinide doseerimist suudab epidermis paremini vastu seista stressile, väsimusele ning aja ja keskkonna poolt tekitada kahjustustele. Vot super, et seda ma peakski oma töös kasutama. Aga ma hakkan neid kasutama. Siis mul on selline biotselluloosmask. Need on hästi niisutavad, neid ma olen enne ka kasutanud. Seda ma vist pidin kasutama 3 päeva pärast seda, ehk siis pühapäeval ma lähen tegema seda biopiilingut. Siis ma lähen samal päeval suht punaseks. Sa võid natuke minna turse ja see on normaalne. Et need, kes on harjunud mingi silitavate hooldustega, see ei ole teile. Et seal sa tunned natuke mingeid nõelaturkeid, need mingid bionõelakesed tulevad ise sealt välja, keegi ei sisesta sulle, keegi ei süsti midagi. See on biopiiling, see on looduslik, ta on lihtsalt hästi tõhus. Ja seetõttu ta on ka natuke võib-olla ebamugav, et mulle juba seal kuulsin, et keegi ütles, et see hooldus ei ole mõnus, aga ma tahan uut aega. Et see on nagu väga normaalne siis, et ta ei ole mõnus. Ta ei ole nagu väga halb, ebameeldiv, keegi ei süsti sulle midagi, keegi ei lõhu nahka. Ta ongi biopiiling, et kindlasti tehke seda ainult selle inimese poolt, kes oskab seda teha, kellel on vastavad tooted, kes teeb seda õigesti. Ma tean, et kõik võivad reklaamida, mida iganes, aga palun ole kindel, kelle ärast seda teed. Ja siis ma saan vahepeal kasutada ka seda Baeri komplekti. Seda on hästi mõnus kuskile kaasa võtta, kui sa lähed spaasse või reisile, siis kõigepealt pesed naha ära, siis paned selle aloe vera maski ja siis siin on teine on siis on huule- ja silmakreem ja siis on päevakreem.
ja siit kreemidest ma tavaliselt, see on 1 mill, aga ma tavaliselt see on 2 korda. Nii et kreeme ärge siis kohe uaga, et nad on suhteliselt kontsentreeritud ja hästi mõnusad. Et ma hoian teid siis kursis. Ma lähen homme siis seda koorimist tegema, et valmistada nahka ette, et nahk võib-olla ei ihmuks enne ära, et ma juba olen midagi teinud nahale. Ja siis pühapäeval juba võtan teid kaameraga kaasa, kuidas mulle seda biopiilingut tehakse. Ja siis ma näitan teile ka esmaspäeval. Esmaspäeval ma lähen tööle ja Sandra lubas mulle anda sellise kreemi, mis tekitab mulle mingi kaitsebarjääri sinna peale. Sellepärast, et ikkagi oleneb sinu tööst, mida sa teed. Kindlasti ongi see, et peale seda biopiilingut sa ei tohi minna päikese kätte otse. Sa paned SPF ilusti, et sinu nahk on nagu paljaks kistud siis. Alati, kui te teete selliseid tugevaid protseduure, alati tuleks kasutada SPF-i. Et see on väga-väga oluline. Ja kui sa tahad rohkem teada infot selle hoolduse kohta või nende toodete kohta, siis võid minna beautyinstitute.ee ja leia endale kosmeetik, kes seda teeb. Mina soovitan oma kosmeetikut Victoria Saks. Ja veel rõhun, et väga oluline on see aftercare, et sa saad aru, et sa ei pane mingeid suvalisi asju endale sinna hoolduse peale, et see on lihtsalt niivõrd oluline, mida sa kasutad pärast siis see nagu, kas sul ilusti taastub see nahk ära või sul tekib mingine põletik hoopis sellest järelhooldusest.